volikogu liikmed, alustame 11. koosseisu 4. istungiga. Kohal on 16 volikogu liiget 19. 2026. aastal saab volikogu liige sünnipäeva puhul kingituseks Kuusalu valla vapipujutisega Eesti Vabariigi vimpli. Mul on väga suur au õnnitleda meie sünnipäevalapsi Kristi. Ja sünnipäev on olnud ka kõrgel. Iga kuu kolmandal. Tänase volikogu istungipäev on kuvatud ekraanile. Kas päevakorda on vaja ette lugeda? Kas volinikel on ettepanekuid päevakorra kohta? Nii. Minule on saabunud Maarja Metstaki ettepanek reedel, kus ta teeb ettepaneku võtta 28. jaanuar 2026 kuupäeval toimuva volikogu istungi päevakorrast välja punkt number 3. Kuusalu valla soojamajanduse arengukava aastateks 2026 kuni 2036 kinnitamine, esimene lugemine. Kas on veel ettepanekuid? Maarjat ennast ei ole. Maarja on teinud suure töö. 35 punkti oli vist märkuseid soojamajanduse arengukava kohta. Kõik need mõtted ja märkused on antud edasi Andresele ja soojamajanduse arengukava koostajatele Ülo Kasele ja Triin Aavikule, kes on osadele nendele juba vastanud, tegelevad sellega. Samuti on komisjonid arengukavaga tutvunud ja andnud oma sisendid ja 2 lugemise vaheline aeg ongi sisendite kogumiseks. Ja täna saame panna lugemise ajal paika tähtaja, mis annab ette konkreetse vahemiku, mille jooksul tuleb siis meil pingutada ja teemaga tegeleda. Lähtudes kõigest eelnimetatust, ma ei näe, et oleks põhjendatud päevakorrapunkti päevakorrast välja jätmine. Selguse mõttes panen sellega hääletusele, et kes on selle poolt, et päevakorrapunkt number 3, Kuusalu valla soojamajanduse arengukava aastateks 2026 kuni 2036 kinnitamine, esimene lugemine päevakorrast välja võtta. Palun käima. Mul on küsimus enne seda, et kas see ettepanek oli kõigile kättesaadav, kas selle peaks siin ette lugema või mille pealt me seda hääletusime? Oli kõigile volikogu liikmetele saadetud, et ma ei näe, et seda pikka teksti peaksin praegu uuesti ette kandma, kes on asjast olnud huvitatud, saab sellega kindlasti tutvuda, et aadressis olid kõik volikogu liikmed. Nii, küsin uuesti, kes on selle poolt, et päevakorrapunkt number 3 päevakorrast välja võtta. Palun käega märku anda. Kus on poolt, kes on selle vastu, palun käega märku. 10. Päevakorrapunkt number 3 jääb päevakorda. Kas volinikel on proteste päevakorra kohta? Ei ole. Panen hääletusele päevakorra projekti. Kes on selle poolt, et päevakord kinnitada, palun käega märku anda. 11. Kes on vastu? 1, 2, 4, 5. Kes on erapooletud? Päevakord on kinnitatud. Kui on 2 kätt. Millegi on avaldusi. Palun. Avaldus on arupärimine teadunõue. Alustame.
Arupärimine. Seoses Kuusalu vallavolikogu esimehe suhtlemisega meediaga Kuuuurija saates käsitletud juhtumi põhjal. Hiljuti käsitleti telesaates Kuuuurija Kuusalu valda puudutavat teemat, mille raames püüdis ajakirjanik saada täiendavad selgitusi Kuusalu vallavolikogu esimehelt. Saates nähtava info kohaselt katkestas volikogu esimees ajakirjaniku telefonikõne ning keeldus sisulisest suhtlusest. Arvestades, et volikogu esimees esindab Kuusalu valda avalikkuse ees ning kohaliku omavalitsuse tegevus peab olema läbipaistev ja avatud, esitan järgmised küsimused. Kas Kuusalu vallavolikogu esimees peab ajakirjanduse kõnede katkestamist ja küsimustele vastamisest keeldumist tavapäraseks ning aktsepteeritavad suhtlusviisid kohaliku omavalitsuse juhtorgani esindaja jaoks? Kas selline käitumine peegeldab Kuusalu valla ametlikku hoiakut avalikkuse ja meedia teavitamise suhtes? Millistel põhjustel otsustas volikogu esimees ajakirjaniku kõne katkestada ning jätta küsimustele vastamata? Kas volikogu esimees mõistab, et tema käitumine mõjutab otseselt Kuusalu valla mainet ning elaniku usaldust kohaliku omavalitsuse vastu? Kas Kuusalu vallas on kehtestatud juhised hea tava või sisekord avalikkuse ja meediaga suhtlemiseks valla juhtorganite liikmete poolt? Kui jah, palun neid avalikustada. Kas varasemalt on Kuusalu vallas esinenud juhtumeid, kus vallajuhid on keeldunud meediaga suhtlemast või katkestanud ajakirjanike kõnesid? Kui jah, palun tuua vastavad näited. Kas volikogu esimees peab ajakirjandust avaliku huvi teenimisel koostööpartneriks või takistavaks teguriks? Kas volikogu esimees näeb oma käitumises eksimust ning peab vajalikuks anda avalikkusele selgitusi või vabandada? Milliseid konkreetseid samme kavatseb Kuusalu vald astuda, et tagada edaspidi avatud, lugupidav ja läbipaistev suhtlus meedia ning avalikkusega? Arvestades kohaliku omavalitsuse kohustust tegutseda avatult ja vastutustundlikult ja avalikkust kaasavalt, on nimetatud juhtum tõsine ning vajab selget seisukoha võttu. Et ma toon korraga, mul on siin teabenõue tuleb järgmisena. Teabenõue. Seoses protseduuriline küsimus, kas teabenõuded esitatakse meil volikogu laua taga või seda saab veebilehelt teha? Meil on siin laua taga need asjad. Selle kohta. Arupärimise esitatakse volikogu selle teabenõudeid saab ju veebilehelt teha, seda ei pea siin ette lugema. Kindlalt. Praegu on avaldused, teabenõue sellises kujus ei ole kuskil seadusandlikus materjalis kirjutis, see tuleks otse esitada kantseleile. Me oleme ennem ikka volikogus need ette lugesin, et mis eelmine või pärast? Mis varem on tehtud, mina ei ole kuulnud. Enam ei ole olnud, ma olen küll. Minu siin oleku ajal ei ole ühtegi teabenõuet ette kantud ega vastu võetud volikogu istungil. Me siis edasi. Seda panemaks läheb, eks me panen avalikult. Kas on peale selle veel midagi? Ja, mul on, ma võin nad ümber siis arupärimise. Seda saab niimoodi ka teha. Selles suhtes, et niimoodi teeme siis arupärimise. Sa siis parandab peale ära, vastake. Arupärimine. Seoses Kuusalu vallavolikogu istungite kutsete ning istungi materjalide edastamisega, ametliku suhtluskanali kasutamisega ning järelevalve ja sisekontrolliga. Aga see mul on pandud see teabenõudena siin. Panen kantseleile selle siis, kui te praegu niimoodi pärast nullite siin. Tuleb siis nüüd arupärimine number 2. Praegu on pärimine number 1 ja 3 teabenõuet tuleb teile siis kantseleile. Okay. Avalikult annab täna kõik. Hästi pole mõtte midagi. Kas on veel avaldusi, arupärimisi? Lähme siis päevakorrapunkt number 1 juurde. Kuusalu valla 2026. aasta eelarve kinnitamine, esimene lugemine. Palun, pearaamatupidaja Tiit Korteegi. Tere, lugupeetud volikogu.
et ekraanil on teile kuvatud määruse eelnõu Kuusalu valla 2026. aasta eelarve kohta. Et põhitegevuse tulud on arvestatud 15 944 000. Et lühidalt räägin ka natuke tulude poolest, et millest nad siis koosnevad. Et põhiline on siis maksutulud 10,6 miljonit, et võrreldes siis 2025. aastaga on arvestatud tõusu 4,76% maksutuludesse. Tulud kaupade ja teenuste müügist 874 000, et on laekumised haridusasutuste tegevusest, kultuuri, kunsti, spordi, elamute ja rendituludest ja laekumised õiguste müügist, mis on siis salmistussadam. Saadavad toetused tegevuskuludeks on 4 miljonit, mis koosnevad siis sihtrahadest, saadud tegevustoetustest, tasandus- ja toetusfondist. Et võrreldes 2025. aastaga on siis tegevus sihtotstarbelised toetused 10 000, et väiksem summa on sellepärast, et need laekumised on ühekordsed ja 9 aastaks ja lepingute alusel. Ja muud tegevuskulud on siis 400 000, on siis põhiliselt siis kaevandamistasu. Et see on selline tulude pool. Põhitegevuse kulud on 14,7 miljonit, mis koosnevad siis toetustest ja tegevuskuludest. Et toetused on enam-vähem samas tasemel, nii nagu ka 2025. aastal. Tegevuskulud koosnevad siis personali, majandamise ja muudest kuludest. Personalikuludesse on arvestatud 5% palgatõus, sealt on väljas õpetajate palgatõus, mis tuleb siis juurde teise lugemisega. Ja tegevuskulud on väiksem võrreldes 2025. aastaga, et sealt on väljas põhiliselt sihtrahad, mis on nii tuludes või kuludes. Ja minna siis investeeringute juurde. Investeerimistegevuseks on planeeritud põhivara soetus majanduse poole pealt 823 500 euri, mis koosneb siis vallateede investeeringutest, Kuusalu bussipeatuse pargisõida ehituseks, jäätmejaama ehitus ja Kuusalu valla üldplaneeringu koostamiseks. Elamu- ja kommunaalmajanduse alla on 10 000 euri arvestatud kaasavaks eelarveks, hariduse poole peal 75 000 eurot. Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on 337 500, millest on hajaasustuse programmi jaoks saadav toetus 20 000 eurot. Ja siis need projektide omaosalused Transpordiametil 117 500 ja KIK-ilt 200 000 siis jäätmejaamaks ehituseks. Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine on 120 000 eurot, mis on siis hajaasustuse programmile ja siis Suurde-Küla veevarustusele. Ja finantspoole tegevuse poole pealt on siis kajastatud intresside tasumised ja haridusasutuste laenude maksed ja majanduslaenud ja KIK-i laen. Ja likviidsete vahendite arvestuse poole pealt oli meil planeeritud üle viia järgmisesse aastasse siis 352 000 euri. Et kui on tekkinud veel küsimusi, sai ka vastatud komisjonis
kellel oli, kes osales, said oma vastused. Nii, kas volikogu liikmetel on ettekandjale küsimusi? Ja palun. Ma tahaks natukene selgitust paluda. Kui ma selle seletuskirja, mis eelarve juurde käib, lahti võtan, siis seal on nüüd näiteks kirjas niimoodi. Üldised valitsemissektori teenused. Ja kui me sealt alt vaatame, siis on seal vallavalitsuse töökulud ja administreerimiskulud ja vallamaja majanduskulud 628 513 €. See on nüüd selline üks rida. Ja nüüd kui edasi vaadata, siis võib näha, et teenistuste kaupa on need kulud siiski eraldi välja toodud. Võtame näiteks kas IT-teenistuse tööjõu ja infotehnoloogia kulud või kommunikatsiooniteenistuse tööjõu ja administreerimiskulud, ehitus- ja keskkonnateenistuse tööjõu ja administreerimiskulud, majandusteenistuse kulud samamoodi, et need on nüüd eraldi. Et selgitage mulle palun seda loogikat, et miks nad ei võiks olla ühe rea peal koos, see tähendab, et tegemist on ju vallavalitsusega, nagu ma aru saan. Miks need kulud ei võiks olla kõik ühes koos, vaid on nüüd eraldi ridadena veel eraldi välja toodud? Kuna siin volikogule on nad toodud välja valdkondade viisi, et ma saan nüüd õieti aru, et see 01 on nüüd see valdkond ja nendel on igal valdkonnal on pluss veel omad tegevusalad. Et kui siia alla on veel välja toodud, et milles valdkond siis koosneb, millistest tegevusalades? Ma täpsustaks võib-olla niimoodi, et ütleme, et tegemist ei ole niimoodi, et vallavalitsuse valitsemiskulud on kõik koos ja siis eraldi on hakatud neid nagu lahku viima, sellest ma saaks aru küll, aga ma saan aru, et need summad kõik tegelikult liituvad sellele vallavalitsuse kuludele. Kas ma saan õigesti aru, sest mina loen küll niimoodi välja seal? Ma praegu vabandan, aga ma ei saa praegu ikkagi sellest probleemist aru, et Probleem ei ole, lihtsalt küsimus on arusaamises. Et on... See läheb kokku sealt. Et ma olen välja toonud, et mis on see valdkonna kulu ja millest siis koosnevad selle valdkonna kulud. Okei, ma selgitan võib-olla, võtame konkreetse selle tabeli 01, eks ole. Seal on vallavalitsus niisugune rida, eks ole? Ja on niisugune rida nagu muud üldised teenused. Sealt alt tuleb nüüd siis välja juba vastava teenistuse kulud. Need on ikkagi nagu summeeritud, mitte ei ole niimoodi, et üks sisaldub teist. Et kui ma välja on toodud valdkond, näiteks see sama 016 sakta, aga raamatupidamisest ta veel jaguneb omakorda veel edasi, et üks tegevusala, mida annab ette siis ministeerium, me ise võime ta veel korra veel rohkem lahti lüüa. Et kui ma vaatan ka see 01330, siis on samamoodi, et tal tuleb veel 013301 ja 2 ja 3, aga ma ei hakka nii peensusteni lahti lööma, lihtsalt toon välja need suuremad. No nad ikkagi summeerivad, ei ole niimoodi, et üks sisaldub teises. Ja hiljem vallavalitsus kinnitab juba täiesti tegevusalade lõikes, nii nagu nad on. Saan veel küsimusi? Ja palun. Tulud kaupade ja teenuste müügist turuliikide lõikes, seal on rida laekumised õiguste müügist 2024–2026 ja seletuskirjas on kirjutatud, et need on õiguste müügist Salmistu sadamale. Et mu küsimus on selles, et kas Salmistu sadamale on mingi pikemaajalise lepinguga see opereerimine seal siis nagu üle antud ja kuidas otsustatakse iga aastaselt see õiguste müügi
aastane summa, need on igal aastal kasvanud, mille põhjal neid siis prognoositakse 2026 suuremaks kui 2025. Ühesõnaga, kas on pikemaajaline leping, miks just Salmistu sadamale ja kuidas need summad saadakse? Et Salmistu sadama summad on võetud ikkagi laekumiste prognoosi pealt ja oleme neid prognoosinud rohkem, kuna see kasutus aastast see on kasvanud, et võib-olla ka Madis kui sadami kapteni nõustab seda aktiivsust rääkida. Salmistu sadamat opereerib täna Kuuslu vald ja Kuuslu vald müübki siis seda sadama kai kasutusõigustasu oma klientidele ja aasta-aastalt on sadama kasutus suurenenud, sellest on ka tulude suurenemine ja vald selles mõttes iga aasta seda mingiks konkurssi midagi sellist ei tee, vaid vald müüb ise seda sadama kasutusõigustasu otse klientidele ja täna sadamalt haldab vald ja tulu on valla oma ja kulu loomulikult on ka valla oma. Aitäh! Kas on veel küsimus? Küsimus veel. Olge kena selgitada mulle ühte asja. Majanduse rea peal on seal 823 500 eurot seletuskirjas ja see hõlmab siis valla teede investeeringut, Kuusalu bussipeatuse ning pargisõidaala ehitust, jäätmejaama ehitust ja Kuusalu valla üldplaneeringu koostamist. Palun, kas te saate täpsustada, millise summa moodustab sellest 23 500 eurost Kuusalu valla üldplaneeringu koostamine? Üldplaneeringuks on praegu planeeritud 35 000. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Jah. Läheks samast kohast edasi, et majandus 823 500 eurot. Esiteks, kas seda oleks võimalik teiseks lugemiseks lahti kirjutada, sest siin on mitu asja koos ja kui see summa on nagu suhteliselt täpne, siis ilmselt on ka indikatiivselt suurusjärgust teada, palju üks või teine asi maksab. Ja siis iga-aastane traditsiooniline küsimus, kuna siit ma seda välja ei loe, siis millised on need teed, millesse see investeering läheb ja mis suurusjärgus? Esimene küsimus, et ei ole lahti kirjutanud esimesel lugemisel, sellepärast, et minu poole on pöördunud kulujuhid, et just sellepärast mitte lahti kirjutada nii peensusteni, et kui hakata tegema siis neid hankeid, siis tulevad nad täpselt nende numbrite järgi, et nad tahaksid, et saaks laveerida, et äkki saaks odavamalt neid asju teha. Et muidu ikkagi, kes siis teevad pakkumisi, vaatavad täpselt siis eelarvest need numbrid, aga kui on soov neid lahti kirjutada, et siis arutame, et võib ka lahti kirjutada, kui on soovi. Aga teede poole pealt ei oska nüüd öelda, kas on kinnitatud neil. Poole pealt saan öelda seda, et kui eelarve on vastu võetud, siis selleks saaks kindlasti vallavalitsus ka need vajalikud teelõigud koos üle vaadanud ja täpsustanud. Veel küsimusi? Teine küsimus on ka, puudutab siis 300 000 oli siin 9. leheküljel. Kohustuste võtmise all on planeeritud 300 000 euro ulatuses laenu võtmine investeeringute tegemiseks, et mis investeering see on, mida me planeerime teha? Et see on siis jäätmejaama ja keskväljaku ehituseks. Et kui on vaja võtta juurde rahalisi vahendid, siis nende investeeringute kattaks. Saame ka siia lahti või kirjutada seletuskirja. Et milleks võtame? Jah, võib lisada. Aitäh. Nii, seal oli Sulev.
Toetusfondist on 2026. aastaks siis ennustatud ilmselt, et laekub raha 3 332 000 ja natuke veel. Ja seletuskirjas on öeldud, et see jaguneb hariduskulude toetuseks, koolieelsete lasteasutuste ja õpetajate töökulude toetuseks ja huvihariduse ja tegevuse toetuseks. Et mu esimene küsimus on see, et kas kusagilt on näha, kui palju siis nendest 3 igale seda toetust jagub? Miks ei ole need kõik 3 ühe artikli alla hariduskulud kokku pandud, vaid lasteasutused on eraldi, kooliasjad eraldi, huviharidus eraldi, et ühesõnaga, kui palju ühele, teisele või kolmandale läheb ja selle küsimuse teine pool on see, et kui suur osa nendest samadest vajadustest vallas kaetakse siis selle toetusfondi arvelt ja kui palju kaetakse kusagilt mujalt? Toetusfond, see on praegusel esimesel lugemisel on täpselt sama number, mis on antud 2025. aastaks. Ja loodame, et teiseks lugemiseks on riik kinnitanud tasandus- ja toetusfondi, praegu seda ei ole tehtud veel. Et siis saab täpsustada ka need numbrid, mis siis riik tegelikult meile toetuseks annab. Ja välja ongi toodud sellepärast, et see toetusfond on jagatudki niimoodi, et ongi haridustoetus eraldi, on lasteaiaõpetajate toetus eraldi, on tugikeskus, huvihariduse toetus eraldi. Need antakski eraldi numbritena, kinnitatakse riigi poolt. Ja need lähevad siis ikkagi kulude katmiseks. Või selle küsimuse teine pool, et kas need katavadki nüüd kõik kulud? See toetusfond katab kõik vallakulud? Ei, haridustoetus katab õpetajate palgakulu, siis lasteaiaõpetajate toetus antakse meile 30 000, see kindlasti ei kata meie lasteaiaõpetajate palgakulu, et see on väikene toetus, et me siis oleme samal tasemel viinud oma lasteaiaõpetaja palga, nii nagu saab kooliõpetaja ja huvihariduse raha on siis nii palju, kui meile antakse toetust, nii palju me ka siis suuname kuludeks huvihariduse tegemiseks. Ja no see on arusaadav, aga suur protsent siis kaetakse sellest toetusfondist nendeks samadeks kuludeks, kui palju vald omalt poolt juurde paneb, kui suured need hariduskulud siis kokku on? Hariduskulud kokku on, ma vaatan tabelit, mis on meie hariduskulud on 10,5 miljonit. Ülejäänud siis 7 miljonit kannab siis vald. Nii, kas on veel küsimus? Ei ole. Enne kui lõpetame esimese lugemise, tuleb meil määrata parandusettepanekute esitamise tähtaeg. Teen ettepaneku määrata parandusettepanekute esitamise tähtajaks 10. veebruar. Siis jääb veel vallavalitsusel ja komisjonil piisavalt aega, et ettepanekuid menetleda. Lugupeetud volikogu liikmed, kes on selle poolt, et määrata parandusettepanekute esitamise tähtajaks 10. veebruar. Palun käed üle. 17, 16. Kes on vastu? Kes on erapooletu? Parandusettepanekute esitamise tähtaeg on 10. veebruar. Kas keegi soovib veel sõna võtta? Kas kellelgi nad soovib repliigiks? Kuna ma teede kohta küsisin, siis ma vaatasin, mis valla arengukavas on, ja siis repliigina ütlen ära, et 26. aasta juurde on tehtud X järgmistele teedele ja kohtadele Salmistu, Valkla, Ranna, Parkla ja Rannamõisa tee rajamine, Reegiranna tee mustkatte alla viimine, Soosilla tee mustkatte alla viimine. Ma isiklikult ei tea, mis nendest valmis on, aga arengukava järgi peaksid olema siis need tegevused, mis sellel aastal ära tehakse. Aitäh. Veel kellelgi soovi sõna võtta, öelda repliiki. Lugupeetud volikogu liikmed, kes on selle poolt, et lugeda määrus Kuusalu valla
2026. aasta eelarve kinnitamine, esimene lugemine lõppenuks. Palun käega märku anda. 15. Kes on vastu? Kes on erapooletud? Määruse Kuusalu valla 2026. aasta eelarve kinnitamine, esimene lugemine on lõppenud. Päevakorrapunkt number 2. Kuusalu valla lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kinnitamine. Ettekandja juhtiv haridusspetsialist Anu Kirsten. Palun. Tere kõigile minu poolt. Teie ees on määruse eelnõu, mille koostamise ajendiks on meil siis seekord eelkõige riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksuse määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord. Et just tegelikult selle Sulevi küsimusele jätkates, et seal on nimelt siis kirjeldatud toetusfondi kasutamise tingimused ja üheks selleks eelduseks on, et lasteaiaõpetaja töötasu oleks siis selle toetuse saamisele vastavalt viidud vastavusse nõuetega. Ja antud juhul on siis nõuded, et magistrikraadiga lasteaiaõpetaja töötasu alammäär oleks 1970 eurot ja siis mitte magistrikraadiga lasteaiaõpetaja töötasu 1773 eurot täistööaega töötamise korral kuus. Lisatud on haridus- ja noorsootöö komisjonis palvega tulnud tabel veel seletuskirja, kus on siis võrdlus eelnevate summadega ja selline see eelnõu seekord on. Volikogu liikmetel on küsimusi ettekandjale. Palun. Esiteks aitäh selle täienduse eest, mis on siis kehtiva ja uue palga võrdlus, mis seletuskirja on lisatud ja siis küsimus lihtsalt selguse huvides, et see käis tegelikult siin eelarve vaates ka juba läbi, aga pigem siis võib-olla vallavanemal, et siin on siis lasteaiaõpetaja töötasu, aga siis abiõpetaja ja muu personal, et kas, millal ja millises suurusjärgus on plaanis nende palka korrigeerida? See nende nimetatud isikute palgatõus saab teoks pärast valla eelarve vastuvõtmist tagasiulatuvalt 1. jaanuarist ja nii nagu on valla eelarve seletuskirjas välja toodud 5%. Aitäh. Veel küsimusi? Kas on soovi kaasettekandeks hariduse ja noorsootöö komisjoni esimehe? Ei ole midagi hetkel öelda. Anu tegi meile eelmine esmaspäev põhjaliku ülevaate ja andsime oma sisendid ja need on võetud kasu. Kas enne hääletust soovib keegi veel sõna võtta, öelda repliiki? Lugupeetud volikogu liikmed, kes on selle poolt, et vastu võtta määrus Kuusalu valla lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kinnitamine. Palun käega märku anda. Kes kõik on poolt. Määrus on vastu võetud. Päevakorrapunkt number 3. Kuusalu valla soojamajanduse arengukava aastateks 2026 kuni 2036 kinnitamine, esimene lugemine. Ettekandja arendus Andres Põdrad. Palun. Lugupeetud volikogu liikmed, et eelmise aasta lõpu seisuga lõppes meil siis kehtivate soojamajanduskavade kehtivusaeg. Nende kehtivusaeg oli siis 2015 kuni 2025. Eelmisel aastal algatasime siis uue soojamajanduskava koostamist. Et meil oli mitmeid variante, kuidas seda teha, aga siis oli üks variant laual, et üks võimalus oleks pikendada tol ajal kehtinud soojamajanduskavasi. Aga Kuusalu soojusest tuli sisend, et oleks vaja ikkagi täiemahuliselt algatada siis uut menetlust
ning sisuliselt eelmise aasta oktoobri seisuga saime selle fondikava juba kokku. Aga kuna olid valimised ja volikogul olid omad protseduurid, et eelmisel aastal me ei saanud sellega välja tulla. Seega saime siin alles jaanuaris sellega põhjalikult tegeleda ning tutvustasime siis seda koostatud arengukava siis vallavalitsusele, komisjonidele. Komisjonides oli vilgas arutelu, siis 1,5 tundi siis arengukomisjonis ja siis keskkonnakomisjonis sama kaua. Koostajad on siis meil osaühing Pilvera, Ülokask ja Triinaabik, mõlemad siis 8. kategooria. Soojusmajanduse insenerid. Juba komisjonide poolt laekunud ettepanekuid. Need ettepanekud, mis on tulnud, me oleme edastanud siis koostajale. Osad küsimused on lahendatud, osad küsimused on veel läbitöötamisel ning koos tänase päevaga algas ka siis selle arengukava avalikustamine. Et avalikustamine toimub meil siis kuni, toimub siis kuni 10.02.26 ja siis 11.02.26 toimub meil siis avalik arutelu. Aga võib-olla on teil siis küsimused. Nii, kas volikogu liikmetel on ettekandjale küsimusi? Palun. Minu küsimus seondub Kolga poolega. Selle osas nagu ei ole midagi, mille üle siin polemiseerida, aga Kolga puhul on tegelikult niisugune sõlmküsimus, et kui siin vaadata, mismoodi see soojamajandus üldse oma käekäiku edasi teeb, siis küsimus on Kuusru koolis. Teiste sõnadega saan aru, et on olnud ka koalitsioonil kavas Kuusru kooli renoveerida. Vabandust, Kolga. Keelevääratus. Tähendab Kolga kooli renoveerida ja see soojamajandus saab ju mingisuguseid otsuseid teha peale seda, kui on selge, mis siis koolis saab. Kas oskate praegu öelda, mis siis Kolga kooliga kavas on ja milline võiks olla see ajagraafik, kui on midagi kavas? Igatahes, kui teostada see rekonstrueerimisprojekt siis läbi meetmete, kui minna läbi energiatõhususmeetme, siis võimalus on selline, et seda saaks rahulikult ära teha niimoodi, et ta jääb ühendusse kaugküttega. Sama puudutab ka täiesti uue hoone puhul, kui minna näiteks ligi nullenergia hoone meetmesse. Siis ka sellisel juhul võib alles jätta kaugkütet. Et mingisugust sellist otsest nagu sisendit või vajadust, et kohe kindlasti tuleks siis Kolga kool kaugküttest ära eraldada, et antud momendil ei ole. Mul oleks siis täiendav küsimus. Selles suhtes, kas te oskate seda öelda, kas Kolga kooli suhtes on siis mingisugust seisukohta võetud? Selle aasta eelarves ma ei näe, et oleks mingisugust tegevusi planeeritud selles osas, aga kas üldse on mingisugust seisukohta teile teada olevat praegu Kolga kooli suhtes ja selle renoveerimise või edasi arengu suhtes olemas? Eelarvestrateegias on teatud summad olemas, aastal 2028 on 1 miljon eurot ja aastal 2029 on 450 000. Et mina tean, et aastal 28 ja 29 on sisuliselt opereerinud summad umbes 1,5 miljonit eurot.
mis puudutab selle aasta kohta, siis mingisugune raha peaks olema ka siin eraldatud, see on 30 000 eurot. Et sellega saaks tegelikult mingisuguse eelprojekti ära tellida. Et praegust jah, et me räägime kooliga ja kogukonnaga ning üritame leida selle planeeritud vahendite ulatuses siis kõige optimaalsema lahenduse, mis selle raha eest võib saada. Kas on veel küsimusi ettekandjale? Kas see dokument üles poole kirjutab, mis selle pealkiri oli? Seda seletuskirja meile materjali juures ei olnud või? Ikka oli. Okei. Aitäh. Ja siis küsimus seal lõpus oli see, et komisjonide poolt tulid ettepanekud analüüsida seda trassi soojakadu, kas see on plaanis teha, mis aja jooksul, kas teiseks lugemiseks on see olemas või kuidas sellega on? Teiseks lugemiseks on ta kindlasti kindlasti olemas juba selleks ajaks, kui toimuvad komisjoni. Et tegelikult ta on praktiliselt valmis, praegust lihtsalt kontrollime üle seda veel kord, mis numbrid seal on. Kui ta on praktiliselt valmis, kas volikogu liikmetel ja siis ka siin avalikustamise juurde on võimalik panustada enne, kui see ettepanek esitamise tähtaeg saab? Ma arvan, et mõistlikum oleks alguses komisjonidesse saata, et komisjonid vaataksid läbi ja sealt edasi juba suunatakse volikogule. Mis tähendab seda, et mina oma ettepanekute tegemisel sellega arvestada ei saa? Avalikustamise aeg on sisuliselt 2 nädalat. Et ma arvan, et kindlasti peaks jõudma. Sest praegust on olukord selline, et ma saan avalikustamise käigus välja panna ainult neid materjale, mida on vallavalitsus kooskõlastanud. Ma ei saa sinna mingi suvalisi juurde dokumente veel panna. Nii, kas on veel küsimusi ettekandjale? Soojamajanduse arengukava oli ka 2 komisjonis arutlusel. Kas on soovi kaasettekandeks keskkonna- ja ehituskomisjoni esimehe Indrekul? Ma repliigina lihtsalt ütlen, et arutelu meil toimis 13. kahjuks ei olnud kava koostajaid meil koha peal, kes vastused andsid, aga Andres Põdra ja soojuse juht tegid endast parima, et küsimustele vastata. Ühtlasi tegime terve rida ettepanekuid ja märkusi selle dokumendi parandamiseks. Kokkuvõttes võtsime teadmiseks, et dokument on koostatud vormiliselt korrektne, aga sisuliste puudustega ja saatsime paranduseks või lugemiseks volikogu. Ja eelarve arengukomisjonis? Me arutasime ka päris pikalt, nagu juttu oli 1,5 tundi seda teemat ja leidsime palju ettepanekuid, mida võiks sisse viia sinna kavasse. Ja enamus komisjoni liikmeid siis olid nõus selle eelnõuga esimesele lugemisele volikogule viima. Ja jälle sama, et tuleb määrata parandusettepanekute esitamise tähtaeg. Teen omalt poolt ettepaneku määrata ka siin tähtajaks 10. veebruar, et jõuaks vallavalitsus need üle vaadata ja komisjonid. Lugupeetud volikogu liikmed, kes on selle poolt, et määrata parandusettepanekute esitamise tähtajaks 10. veebruar. Palun käega märku anda. 14. Kes on vastu? 1. Kes on erapooletud? 1. Parandusettepanekute esitamise tähtaeg on 10. veebruar. Kas keegi soovib veel sõna võtta, öelda repliiki? Repliik. Proovin selles sõnastada midagi.
kuulasin ka eelmise nädala algul eelarve ja arengukomisjoni seda arutelu, mis seal toimus. Enamus sellest keskendus Kolgale ja sealhulgas Kolga koolile ja siis soojustrassi kaole. Mida siis minu arusaamise järgi oleks vaja selleks teada, et koos kooli renoveerimise või uue ehitamise või mis iganes variandiga oleks ka teada, et milline see küttelahendus oleks siis kooli vaates ja Kolga vaates üldiselt, pluss veel mingid filtrid, mille soetamine sõltub siis tarbimisvõimsusest ja nii edasi. Ja huvitav on see, et kui seal komisjonil nii koalitsiooni kui opositsiooni esindajad aruteludes olid ühel meelel, et seda täiendust oleks vaja ja see arvutus, millest siin räägiti, et selle võiks ka nagu ära teha, et keerulisem oli see mingi mõõti sinna vahele panna. Siis teiselt poolt oli kogu aeg surve sellele, et teeme selle esimese lugemise ära, peale esimest lugemist saate esitada oma ettepanekut ja siis hästi kiire on selle arengukava vastuvõtmisega, kuigi seda mitu aastat ei ole olnud ja kuu siia-sinna, ma ütleks, et sellest pikas perspektiivis väga palju ei muuda. Ja hääletamisel oli siis tulemas selline nagu oli, ehk siis saadame esimese lugemisele. Ja kui ma nüüd küsin, et kuidas nende arvutuste tegemisega on, siis kusagil on need olemas, aga neid ei saa jagada, sellepärast et vallavalitsuse materjalide hulgas ei ole. Mina pean tegema oma ettepanekud 10. veebruariks. Mul tekib küsimus, et mille pinnalt ma neid ettepanekuid teen, kui see kõige olulisem osa jääb selgusetuks, ehk siis mis on see kadu, mis lähtuvalt sellest võiksid olla need alternatiivid ja nii edasi. Ja mul jääb nagu selles mõttes arusaamatuks kiirustamine, et ja kui ma ka mingisugused ettepanekud teen, siis tegelikult me ju teame seda tulemust, et mis nende ettepanekutega siin laua taga juhtub. Ja see on põhjus ka, miks mina täna hääletan vastu sellele. Aitäh! Kas on veel kellegi soovi öelda replikki? Sõnavõtt. Lugupeetud volikogu liikmed, kes on selle poolt, et lugeda määruse Kuusalu valla soojamajanduse arengukava aastateks 2026 kuni 2036 kinnitamine, esimene lugemine lõppenuks. Palun käega märka. 10. Vastu. 5. Kes on erapooletu? Määruse Kuusalu valla soojamajanduse arengukava aastateks 2026 kuni 2030 kinnitamine, esimene lugemine on lõppenud. Aitäh! Päevakorrapunkt number 4. Vallavara tasuta kasutusse andmine mittetulundusühingule Pohiranna. Ettekandja teede- ja majandusspetsialist Madis Kraas. Ma võib-olla kõigepealt poleks protokolli märkida, et ma taandan ennast. Kas sa võid siis saalist välja minna? Tohi meid siin. Tere ka minu poolt, lugupeetud volikogu. MTÜ-l Pohiranna on Leesi rahvamaja olnud rendil aastast 2001 ja märkamatult on möödunud 25 aastat ja see leping on läbi saanud. MTÜ Pohiranna on selle 25 aasta jooksul maja korras hoidnud, investeerinud, erinevad vara ostnud ja on ka selles majas elu sees olnud, läbi viidud erinevaid üritusi ja sündmusi, mis on siin eelnõus ka välja toodud. Ja kuna leping hakkas lõppema, siis MTÜ Pohiranna tegi ettepaneku Kuusalu vallavalitsusele, et nad sooviksid seda maja rendilepingut uuendada. Nende ettepanek on seda uuendada 10 aasta võrra. Vallavalitsus koostas nimetatud eelnõu ja selle eelnõu arutas läbi nii vallavalitsus kui ka eelarve- ja majanduskomisjone. Ja see eelnõu ongi täna teie laual, et otsustada, kas anda MTÜ-le Pohiranna Leesi rahvamaja järgmiseks 10 aastaks rendile. Aitäh! Kas volikogu liikmetel on ettekandjale küsimusi? Ja palun.
kõigepealt tänan ettekandjaid. Tore on kuulata, et keegi räägib nii paljult, et vanem inimene ka kuulab. Minu küsimus on nüüd mitte otse suunatud praegusele eelnõule, vaid natuke üldisem, et ma uue inimesena tahaks nagu aru saada sellest, ma mõistan, et on võetud vallas suund, et need rahva või seltsimajad, kuidas neid nimetatakse, eks ole, antud juhul igalt ühte natuke erinevad, antakse kultuuri arendamiseks kasutada vabaühendusele. Ütleme kaasaval juhul 10 aastat on suhteliselt pikk aeg, pikendatakse. Kas on nüüd vallas olemas ka mingi analüüs, kuidas selline kultuuri arendamise suund on ennast õigustanud või mingi vahekokkuvõte, mismoodi sellega siis on? Minule teadaolevalt analüüsi ei ole, aga kui me vaatame Kuusalu valla kultuuritegevust, siis tegelikult isiklik arvamus on see, et tegelikult kogu see vabaühenduste nii-öelda toimimine tegelikult Kuusalu vallas on väga heal tasemel. Ja see, et kunagi endise Loksa valla ajal juba asuti seisukohale ja anti kõik need rahvamajad nii-öelda rendile, ehk siis nende oma külaseltside kasutusse, kes nad tegelikult enamalt jaolt ka oma selle kogukonna rahaga need majad tegelikult ju valdavalt Eesti ajal ehitasid, siis see tegelikult on ennast õigustanud, et vald täna ei pea palgal pidama nii-öelda kultuuriarenduse spetsialisti, nagu siin päris mitmes teises vallas on, ja iga piirkondlik see vabaühenduse kasutab seda maja nii-öelda oma parema äranägemise järgi, ja kui me vaatame ka selle nii-öelda, ütleme, täna kulu poolt, siis sellisel moel majade haldamine valla vaates on suhteliselt optimaalne ja mõistlik. Et loomulikult võib pidada diskussiooni teemale, kas selles majades võiks olla mingisuguse ühesuguseid või teistsuguseid tegevusi, kas neid vähem või rohkem, aga ma arvan, et tegelikult see ongi nii-öelda iga selle piirkonna enda otsustada, mida nad selles oma rahvamajas näha tahavad, et meil on ühinguid, kus majades toimub väga palju erinevaid sündmusi, meil on ka maju, kus toimub vähem sündmusi, aga see ei muuda neid nii-öelda, ütleme, vähem oluliseks sellele piirkonna jaoks, et nad ongi piirkondlikud seltsimajad, mida siis oma piirkonna inimesed kasutavad oma äranägemise järgi. Aitäh, Madis. Nii, kas on veel küsimusi ettekandjale? Jaak Nutt. Küsisime, kuidas valitakse see piirkondlik vabaühendus? Viitasid siin, et antud juhul ka üks konkreetne vabaühendus tahab kasutada. Kuidas see nii-öelda valim toimub? See esimene valik toimus siis aastal 2001 ja tegelikult oli siis tollel ajal Loksa vallal oli terve hulk rahvamajasi ja tollel ajal oli ka vallal palgal kultuurimajade nii-öelda juhataja ja selle nii-öelda kulubaasiga, mis seal tol hetkel nende majadega oli, ei olnud otstarbekas ega vallale ka väga nii-öelda mõistlik seda sellisel määral korraldada. Ja aastatel kuskil 99 kuni 2004, ma arvan, et anti kõik need rahvamajad rendile ja sel hetkel tegelikult tekkisid need piirkonnad ja mittetulundusühingud. Nad tekkisid küll nii-öelda võib-olla osad nii-öelda vabatahtlikumalt, võib-olla mõned ka natuke nii-öelda valla poolt suunates või natuke kaasa aidates. Ja Leesil moodustati MTÜ Pohiranna, kellele vald andis selle hoone rendile ja rendilepingust nii-öelda selles 25 aastat kehtinud rendilepingus oli ka punkt, et kui nad on oma tööga nii-öelda hakkama saanud, siis see küll ei ole siduv kohustus, aga et tuleval volikogul ehk siis tänasel volikogul on nii-öelda väike koputus südametunnistusele, et kui nad on hakkama saanud, et siis võiks neile selle maja edasi rendile anda. Ja kuna nad on aastate jooksul päris märkimisväärselt sinna majasse ka oma nii-öelda tööd ja raha nii-öelda panustanud ja ka väga suur osa täna selle rahvamaja sees olevast nii-öelda liikuvarast
on erinevate projektide ostetud ja need on tegelikult kõik selle MTÜ Pohiranna oma. Ehk siis, kui me täna otsustaksime, et jah, et me kas teeme siis leiame kuskilt uue ühingu või teeme avaliku konkursi, siis sellega ilmselt kaasneks seda, et selles majas väga palju liikuvara sees ei oleks. Ja sellega me lükkaksime selle toimiva krediiditunnistusühingu kõrvale. Ja nii kaua, kui seda eelnõud on menetletud, siis tegelikult täna ei ole ka keegi kuskil märku andnud, et oleks huvitatud uus vabaühenduse, mis oleks selle piirkonnaga seotud, et ta tahaks saada seda maja endale rendile. Sulevil oli. Ja mul on selline küsimus, et kas lisaks sellele, et Eesti Rahvamaja antakse tasuta kasutusse MTÜ Pohiranna, kas vald annab sellele MTÜ-le ka mingisugust tegevustoetust selleks aastaks? Tavaliselt on meil eelarves nii Eesti Rahvamajal kui ka teistel rahvamajadel me maksame valla eelarves kinni hoone kulude. Ehk siis seal on, mul eelarve täpselt ees ei ole, aga selles majas me maksame kinni kütte, elektri, kindlustuse ja valve ja tuletõrje. Ja vesi ka, jah. Kunagi maksti vist ka mingisugust väikest tasu sellele inimesele, kes seda haldamist seal juhatas. Ei. Personalikulu ei ole sellel rahvamajal. See võiks olla igal ühel natukenegi. Jah, see on poliitilise otsustamise koht, aga olles ise vabatahtlik merepäästja, siis ma olen alati isiklikult seisukohal, et kõik need vabaühendused me teeme seda tegevust sellepärast, et see meile meeldib. Ja see, kui mulle midagi meeldib teha, siis tõenäoliselt ma olen nõus seda ilma rahata tegema. Kas on veel küsimusi ettekandele, jah? Mul on selle lepingu osas 5.4 kasutaja kohustused, et kuna see oli arutelul ka eelarve arengukomisjonis, siis seesama asi, siis seal oli küsimus selle ligipääsetavuse osas ja sellega kaasneva osas ja lubati lahkelt, et kui helistada ette, siis tuuakse võti koha peal ja nii edasi. Küll aga kas ei oleks lihtsam ja arusaadav, kuna siin ka sellele kasutajale endale on pandud terve hunnik kohustusi, et ühe selle kohustusena ongi siis selle objekti kasutuskorra väljatöötamine, mis hõlmaks siis, mismoodi käib selle broneerimine, kust saab info selle kohta, millal on avatud, millal ei ole avatud, sest siin on näiteks 543-s öeldud, et kohalikud elanikud saavad seda kasutada juhul, kui on planeeritud sündmus samaks ajaks. Ma eeldan, et täna siis see teadmine tekib läbi helistamise. Ühesõnaga lühidalt, kas mingit kasutuskorra kohustust ei võiks panna, mida siis igaüks saaks vaadata ja tutvuda selleks, et seda objekti kasutada? Nimetatud küsimus oli ka majanduskomisjonis arutusel, aga seal oli seisukoht, et tegelikult, kui me selle maja hallata, antud juhul siis selle MTÜ Pohirannale või ka teiste majade puhul teistele ühingutele, et eks ta tegelikult oleks selle mõistlik selle sama enda MTÜ korraldada, et mismoodi ta tagab selle ligipääsu ja mismoodi see kasutuskorda. Ja täna selles mõttes, kui guugeldada Eesti Rahvamaja, siis minu meelest suhteliselt ruttu tuli need kontaktandmed ja täna küll ilmselt meili ja telefoni teel saab need vastused. Ja ligipääsetavuse osas, et kui MTÜ annab oma vara kasutada, selge, et kui ta neid inimesi tunneb, siis võib-olla selle võtme saamine võib-olla ongi see, et kas on ta kuskil peidus või on ta elektroonis või mingil muul moel, aga kui sa annad vara kasutada mitte tuntud inimesele või ka mõnele ühingule, siis tõenäoliselt on mõistlik ikkagi see maja üle anda niimoodi, et annad võtme koha peal kätte, näitad talle kõik asjad ära, ütled, näe, nõud on siin, need asjad käivad niimoodi, neid asju peab vaatama ja tõenäoliselt see maja vastuvõtmine toimub täpselt samamoodi, et objektil, et see on selline igapäeva majandamine ja minu hinnangul oleks see mõistlik jätta selle enda MTÜ korraldada, et mismoodi, kui ta tahab käia seda võtit seal iga kord ise kohal käimas, siis annab selle võtme üle. Jah, teatud tingimustes see võib olla natuke ebamugav, aga
aga nemad peavad ka tagama selles, et see maja säilis pealt igat sündmust ja oleks korras. Olen sellega nõus, sa ise ütled sedasama, et see võikski olla iga MTÜ paika panna, et mismoodi see kord on, et kes tahab võtit ise üle anda, kes tahab panna selle mati alla, jumal teab, mis variandid veel. Lihtsalt kas siia võiks tulla üldise sättena see, et iga selle haldaja peab mingi korra kehtestama, mis on kõigile kätte saada, kus mina kui teise kanti inimene saangi selle info kohe kätte, et kas tema tahab mulle tuua võtme koha peale, mis on tema tingimused, või ma saan selle võtme sealt mati alt ja nii edasi. Mitte seda, et me siia nendesse lepingutesse igale ühele seame konkreetsed nõuded, kaasa arvatud siis selle elektroonilise ligi. Ma arvan, et selle teema me saame selle MTÜ-ga läbi rääkida, et ma ei ole kindel, kas teil oli kodulehekülg või mismoodi neil see informatsioon veebist välja tuleb, et siis sinna kuvada see esialgne informatsioon. Veel küsimusi? Ja, sul läheb teine küsimus. See asi põhineb, nagu sa ütlesid, inimeste vabal tahtel ja sellele, et mulle meeldib merel päästa ja Pohiranna rahvamaja koristada ja nii edasi. Kas vald on mõelnud ka sellele, mis siis saab, kui entusiastlikud inimesed kaovad? Siin praegu oli juttu, et mõnes rahvamajas on tegevust rohkem, mõnes on hoopis vähem. Ja vallal on käes üht või teist vara, kus me näeme, et toimub katastroofiline lagunemine, sest mitte keegi ei jaksa ja ei tahagi sellega tegeleda. Ma pean silmas näiteks Kuusalu vana ajaloolist koolimaja. Kas on mõeldud selle peale, mis siis saab, kui entusiastid ära surevad ja uusi peale ei tule? Jah, eks me oleme selle peale ka mõelnud, et kui tõesti üks päev rahvamajadel saavad lepingud läbi ja kedagi selles majas toimetamas ei ole, et eks siis on see volikogu otsustada, et kas sellega siis majandab vald, kas ta leiab, otsib täiendavad mittetulundusühingud. Aga kui oma kogukond ei leia oma piirkonnas neid inimesi, kes selle majaga tahavad toimetada, siis kahtlemata tekib ka see küsimus, kas seda maja sellisel kujul on vaja üldse majandada, ja eks siis on see otsuse tegemise koht, et mis selle majaga edasi teha, et meil on palju näiteid sellest, kus on neid vanu koolimaju, mis on tühjaks jäänud, tegelikult ka ju suhteliselt edukalt maha müüdud, täna kasutusel nii ärijoonete kui ka elamutena ja nendes toad on köötud ja aknast tuli sees ja majad seisavad püsti, et see on see otsustamise koht, kui enam ei ole neid inimesi, kes tahaks teha kultuuri või pidada kooli. Kas on veel küsimusi? Päevakorrapunkt oli ka komisjonides arutusel, kas on soovi kaasettekandeks eelarve arengukomisjoni esimehel? Komisjoni enamus toetas seda eelnõud volikogule saata. Ja see oli ka kogukonnakomisjonis, Urmas? Jah, käis põgusalt läbi oli ka voort. Kas keegi soovib enne hääletust veel sõna võtta, öelda repliiki? Lugupeetud volikogu liikmed, kes on selle poolt, et vastu võtta otsus vallavara tasuta kasutusse andmine mittetulundusühingule Pohiranna. Palun käega märku. 12. Kes on vastu? Kes on erapooletud? Otsus on vastu võetud. Päevakorrapunkt number 5. Kuusalu valla noortevolikogu 2025. aasta kokkuvõte. Ettekandja Kuusalu valla noortevolikogu esimees Marta Blomeeri. Palun. Lugupeetud volikogu liikmed, et mina olen siis Marta Blomeerius, Kuusalu noortevolikogu 3. koosseisu esimees. Siis üldiselt natuke meist, et koosseis ametlikult kinnitati 15. mai 2025 ja meie esimene koosolek oli juba 12. juuni 2025 siinsamas Kuusalu vallamajas. Ja hetkel on meie koosseisis 7-liikmeline, aga alustasime siis 8-liikmelise koosseisuna. Siis natuke täpsemalt meie liikmetest,
et olen siis mina, esimees, Rasmus Karro aseesimees, Marii, Karolin, Üte, Kätlin ja Mattias. Siis natuke ka meie 2025 aasta tegemistest. Et siis kohtusime mõlemad Kuusalu ja Kolga õpilasesindustega, kus me siis arutasime võimalikke koostööid ja et kuidas me saaksime siis suhtlust arendada. Samuti saime kokku Viljandi noortevolikoguga ja hetkel plaanime saada kokku Põltsamaa ja teiste noortevolikogudega. Siis võtsime aktiivselt osa Kuusalu perepäevast, kus me tegime enda töötuba, natuke täpsemalt tegime siis mesilas vaastküünlaid. Ja siis täitsesügisel tegime sellise vahva asja nagu liikumisbingo, et see siis oli selline viis mänguliselt haarata kaasa inimesed liikuma. Ja siis samuti osaleme Rico Cree Youth projektis, mille põhimõte on siis see, et kuidas arendada noorte elu siis vallasiseselt ja kuidas arendada seda suhtlust noortevolikogude, vallavalitsuse, õpilasesindustega ja nii edasi. Siis meie eesmärgid on kõige suurem kohe alguses 2026 aasta muusikafestivali korraldamine, mis siis on eelnevalt toimunud 2 aastal. Samuti arendada koostööd teiste õpilasesinduste ja noortevolikogudega ja võtta osa erinevatel üritustel, nagu näiteks on selleks ettevõtluspäev. Minu poolt aitäh! Küsimusi? Kas volikogu liikmetel on Martale küsimusi? Palun, Jaan. Mul lihtsalt tuli meelde üks tore kohtumine Kuusalu keskkooli õpilastega. See oli mõni aeg juba tagasi. Ja jooksvalt sai rääkida mitmete siis klassidega käigul ja huvitav oli kuulata, kuidas moodi teatakse üldse õpilaste hulgas Kuusalu vallast. Ja tore oli see, et paljud teavad, mis toimub Soomes, Rootsis ja Saksamaal ja Prantsusmaal, aga seda, mis toimub kuskil näiteks Kuusalu valla Poolsaarel, et sellest ei teadnud midagi, välja arvatud need, kes olid mõni üksik, kes oli just seal pärit, tema teadis nagu siis tõepoolest rohkem. Et kas teil ei ole niisugust mõtet tekkinud, et teha koos selle noorte volikoguga tore ringkäik mööda Kuusalu valla eri paiku ja vaadata, mis seal tegelikult toimub? Hetkel sellist ideed ei ole läbi käinud, aga võtame selle kindlasti arvestada. Veel küsimusi Martale? Ei ole, ütleme Martale aitäh ja edu teile. Päevakorrapunkt number 6. Kuusalu vallavanema poolt informatsiooni andmine volikogule. Palun vallavanema. Veel kord, volikogu liikmed, oma päevakorrapunkti alguseks ütlen siiski endapoolse arvamuse volikogu liikmetele, et kui need soojusmajandus arengukava puudutavad täiendavad analüüsid on valminud, et siis me esimesel võimalusel jagame neid volikogu liikmetele ka, et te saaksite teha sisulisi parandusettepanekuid. Aga mis siis on vallavalitsuses vahepealselt ajal toimunud? Annan teada, et 2 istungi vahepeal on vallavalitsus oma istungiteks kogunenud 4 korral. Alates selle aasta 5. jaanuarist oleme majja tööle saanud ka uue kriisispetsialisti, kes töötab 0,25 koormusega nagu ka eelmine kriisispetsialist. Kriisispetsialistina andis meil nõusoleku majas töötada Riina Vahisalu. Seesama inimene on ka naabervallas, Anija vallas sama
valdkonna peal. Ametikohta ka sellel aastal rahastatakse läbi Päästeameti poolt eraldatud toetusraha ja usutavasti siis Päästeametil jätkub seda toetusmeedet ka järgnevateks aastateks. Kriisispetsialist on siin üldjuhul kolmapäeviti majas, on tutvunud vallaametnike erinevate valdkondade kriisikohustustega, siis käis tutvumas Kuusalu soojuse kui elutähtsa teenuse osutaja tööde ja tegemistega. Eile toimus meil ka Kuusalu valla kriisikomisjoni uue koosseisu esimene istung, kus siis sai arutatud ühiseid plaane. Lisaks on vahepealselt saanud teoks ka kohtumine Kuusalu ettevõtjate liidu esindajatega. See toimus siis 7. jaanuaril, kus osales peale vallavanema ka arendusjuht. Jällegi Kuusalu ettevõtjate liit rääkis oma mõtetest, ootustest ja sai kokku lepitud mõningaid tegevusi, mida siis ühiselt Kuusalus teha. Esimeseks selliseks ettevõtmiseks on siis nüüd märtsikuus Kuusalu keskkoolis toimub ettevõtlusnädal, kus siis Kuusalu ettevõtjate liit ka osaleb ja siis rääkisime ka sel teemal. Sellel aastal on meil juba toimunud ja ühtlasi ka toimumas veel 2 konkurssi ametnikele. Aasta lõpus lahkus ehitusõiguse spetsialist jurist. See konkurss on praegu veel käimas. Ja oli meil konkurss ka teedelepingute spetsialisti ametikohale. See konkurss on edukalt lõppenud ja teedelepingute spetsialist asub tööle eeloleva nädala esmaspäevast. Jaanuarikuiselt on nagu ikka väga palju olnud tegemist erinevate tööde ja tegevuste planeerimisega eesolevaks ajaks. Kindlasti oma aja võttis siin valla tänupeoga seonduvate tegevuste planeerimine. Niisamuti homme toimuva Kuusalu keskkooli siis rekonstrueeritava osa avamise planeerimine. Samamoodi vaatame juba vabariigi aastapäeva tähistamise sündmuste poole. Oleme koos käinud ka projektitoetuste komisjoniga, kes on oma töö teinud ja nüüd need heakskiidetud, edukaks kujunenud heakskiidetud toetused ootavad siis valla eelarve kinnitamist, et siis vastavad rahad ka nendeni jõuaksid. Samamoodi huvihariduse rahade jaotamise osas on komisjon üksmeelele jõudnud, mis samamoodi siis, kui saabuvad riigipoolsed sihtrahad, siis saavad jagatud. Ja on toimunud ka kohtumisi siin erinevate valla elanikega, kellel on olnud siin soovi vallavanemaga kohtuda. Võin nimetada siis Kaberla küla Kiviaiatee elanikud, kellega on olnud siin kohtumisi, et arutada siis teeremondi küsimusi ja praegu nagu rohkem seni tehtavate osas ei olegi midagi volikogule teatada. Kas volikogu liikmetel on vallavanemale küsimusi? Jah. Minu küsimus, et mis seisus on see Kuusalu sõidapargi projekt? Ta ongi selles seisus, et kui volikogu kinnitab eelarve, siis saame põhimõtteliselt ja kui Transpordiamet ka
koostöölepingule alla kirjutab, siis saame selle tegevusega siis alustada, kui ilmastikuolud lubama hakkavad. Jah, tahtsid või see Transpordiameti kontekstis, et kas teil on mingi suusõnaline nõusolek olemas või mis? Ja see on olnud aastast 2020 põhimõtteliselt Transpordiameti algatusel see teema üleval ja praegu on ta siis jõudnud sellesse faasi, et loodetavasti Transpordiamet jätkuvalt on valmis seda projekti kaasrahastama. Kui Transpordiamet ütleb, et ta mingil põhjusel ei ole valmis seda rahastama, siis tõenäoliselt see projekt jääb ootele. Palun, Jaan. Aitäh. Mul on selline küsimus. Ma nägin, et vallavalitsus on uuestanud kriisikomisjoni koosseisu. Millal on nüüd oodata kriisiplaani või tegevuskava valmimist? Ma mäletan, et valmistada Korgakülas eelmine aasta oli jutt, et see kriisiplaan on kohe koos, et tõenäoliselt peaks aasta lõpuks saama valmis. Kuna nüüd on siis uus koosseis, et kas selles osas on võimalik mingit infot jagada? Jaa, et hädaolukorra lahendamise plaan peab siis vabariigi seadustest lähtuvalt 26. aasta jooksul valmis saama, nii et see on meil ka tööplaanis sees. Kas vallavanem võiks kommenteerida seda jutuks olnud Kuuri ja Kuusulu valla mainele tulnud kahju? Vallavanem ei pidanud vajalikuks seda saadet vaadata ja vallavanema ja Kuusalu valla ametliku seisukoha ütles välja seal saates esinenud advokaat ja vallavanemal ei ole põhjust sellele seisukohale midagi lisada. Kriisikomisjonist oli juttu, mul on küsimus, et seda kriisikomisjoni koosseisu on nüüd uuendatud. Ja niimoodi, et suuremas kriisikomisjoni liikmete osas on kõik arusaadavad, kes on siin vallavalitsuste liidu, volikogu liige, partnerasutuste esindajad ja nii edasi kohalikul tasandil. Aga mis seos on Kuusalu valla kriisikomisjonil Loksa haljastusega, kelle esindaja meile seda määrab? Seal on see, ütleme, selle asutuse nimi on eksitav, tegemist on inimesega, kes igapäevaselt juhib veemajandusettevõtet, nii et omab väga sisulisi teadmisi valdkonnast ja ka kindlasti tunneb seda piirkonda seal suhteliselt hästi. Ma võib-olla märgin, et see nimi ei ole eksitav. See tegeleb ka haljastusega. Ja ta tegeleb ka haljastusega, jah, et võib-olla tegeleb. Lihtsalt nagu lugedes meile tekkiski see eksitav küsimus, et kui meestel suudab leida selle seose, siis võiks olla nagu haljastusega või Loksada siis. Aga asi selline. Nii, kas on veel küsimusi? Jaa, Andre. Kas vallavalitsusel on mingi plaan või eesmärk suurendada tulubaasi? Kas te kogu need ei mõtlete selle teemal, et vallavalitsusele kindlasti on mõtted, kuidas tulubaasi suurendada, et te loete praegu Kuusalu valla eelarvet 26. aastaks ja seal on nii palju, kui mina aru saan, siis seal on näiteks tulubaasi suurendamisena suurendatud maamaksust laekuvaid summasid, et volikogu võttis vastu otsuse Kuusalu vallas maamaksu tõstmiseks eelmisel aastal. Ja eks siis samamoodi Salmistu sadama kui vallakäes oleva objekti haldamisest saadavat rahad. Ma pigem pidasin silmas ettevõtlustoetamist ja inimeste sisserännet registreerimist. Vallavalitsus ettevõtlust kindlasti eelarvest ei toeta, et me teeme koostööd Kuusalu ettevõtjate liiduga ja kui ettevõtjatel on soovi kuidagiviisi oma ettevõtteid valda tuua, siis planeeringuprotsesside arutelus on kindlasti valla ametnikud toeks ja kasuks, aga rahaliselt me ettevõtteid ei toeta.
ja elanike kampaaniad on meil iga-aastaselt, kus me kutsume Kuusalu valda elama, et noh, see on otsene seos valla tulubaasi suurendamisega. Aitäh. Aitäh, Valmar. Ja päevakorrapunkt number 7, info. Annan teada, et järgmine volikogu on planeeritud toimuma 25. veebruaril 2026. aastal. Istung on lõppenud. Aitäh!